Veel kord tere tulemast tõmmikuronkäigule! Head Eesti Vabariigi aastapäeva! Alustame meie sündmusega ja traditsiooniliselt avame selle Eesti hümniga. Täna laulab koos teiega, koos meiega seda Brit Katleen Mere, Sinise Äratuse liige, palun!
Pidupäeva tervituseks on sõna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehel Mart Helme. Kallis rahvas, head kaasteelised, kaasmaalased, sõbrad, mõttekaaslased, Eesti rahvas. Täna me vaatame ajalukku, aga täna vaatame ka tulevikku. Ja kui me ajalukku vaatame, siis me mõtleme selle peale, kuidas sündis Eesti iseseisvus. See sündis väikese entusiastide, rahvuse liidrite, võiks öelda, mõtte ja tundepuhandus. See sündis usust ja lootusest, et lõpuks ometi pärast pikka sajandite pikkust aega ilma iseseisvuseta, ilma otsustusõiguseta oma kodumaal on Eesti rahval see üks ja ainus ajalooline võimalus. Algul kõhklema, aga siis üha enesekindlamalt liitus selle rahva juhtide entusiasmiga ka rahvas tervikuna. Ja tulemust me teame. Tulemus on see, et me oleme iseseisvad ka täna. 20 aastat hiljem, 22 aastat täpsemalt küll hiljem, juhtus midagi muud. Rahvas oli valmis oma vabadust kaitsma, aga juhid kõhklesid ja ei julgenud ning vabadus läks kaasa. Kui algas laulev revolutsioon, ei olnud kellegi kõhklust. Nii rahvas kui juhid olid ühel meelel ja vabadus tuli. Täna me näeme, kuidas senine maailmakord on liigestest lahti. Me ei tea, mis tuleb. Me ei tea, mis saab. Me ei tea, kui suured ohud ähvardavad Eestit. Aga me teame ajaloolisest kogemusest seda, et kui juhid ei kõhkle, tuleb rahvas kaasa. Ja kui rahvas on valmis, siis peavad ka juhid olema valmis, sest ainult nii saab Eesti kesta. Ma olen täiesti veendunud, kui ma vaatan siin. Väljak on tulesid täis. Iga tuli on tuli inimese südamest. Ja see süda põksub Eestis. Me kõik usume, et mis tahes katsumused ka ees ei seisa. Rahvas leiab juhid ja juhid leiavad rahva ja Eesti jääb kesta. Elagu Eesti! Elagu Eesti! Sajanditeks ja veel kord sajanditeks.
Oi, Eesti ees, elagu Nõukogude!
ta hakkas tasuta õlut. Läheb rahakotile kalliks. Kõik igaüks tahab. Poisid, ainult pühi! See on kohe nagu Eesti inimest. Jaa. Jaa.
hakkame tagasi keerama. Kompanida määrde, et suuda liita. Tšekkisin ikka vahepeal kallunud. Eelmine kord friisime ja kas ma odan paremini palju liikuma Ei sul turbikud põlema. Lasid käest ära. Saab kõik põlema, aga sul põlema. Kustus ära üks käis. Ma suund saab teha. Igaks juhuks. Laulsid ka? Ei laulnud. Kuidas sa bussiga ei tulnud? Ma tulin bussiga siin Toompeale. see kellegi teise rahvust Viiendapet on väga hea. Sulle inimesed oli jää, ei saanud üle. Ja kustus ära hoiu.
Veel kivi. Kivi. Läkka siia, lootis, et saab autosse. Ei või. Lähme sinna. Massimo. Ei saa edasi minna tagasi. Hästi lahkamaks. Eesti eest! 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 Vaata. On nüüd.
Lipust natukene maad edasi. Kuule, me läksime teisele ringile. See oli tema sellest kõneks ka kuulda, ma lähen ka seda. Mitte täna, ja teine. Ma ei tea, minu arust me oleme teinud üsna suure ringi jah, vahepeal. Me olime nagu peaaegu tagasi teinud. GoPro järgi saab pärast vaadata. Ahah, on kindla tegelikult ei tulnud siia. Ei tehti ma ei näe. Tulime tuleb. Me lähemegi tagasi. Mis selle asja nimi oli? Soora Porus.
me läksime seal, õige, Marko Margareeta mereväravad. Seal on jaa, eelmine kord pööras lumast. Seekord on pikem ka. Seda pärast juba kõigi rääkida hääled ära. Eelmine kord me jäime jah sellest tipust Istanbuli maha, aga praegu me tulid väga kiiresti. Tavaline vana. See on päris karm neile, kes ordus ei ole. Neil on tavaline pihvaste kõiki tagasi. Edasi mõõdista maa.
tahavad uuele ringile minna. Oli nüüd märke teha. Võib-olla oleme eksinud. Või lapsi. Praegu see on kohal. Nii, kas see on nüüd Veenus või Troon? Varsti joome sellele tähele. Täpselt nii. Ta näitab suunda. See on lubatud minna selle 24 kõlale. Umbes 10 kesi võtta suured megafonid. See oli eelmine kord absurd ja on seekord täpselt sama suur absurd. Ja siis võtta megafonid ja hakata karjuma selle koha pleesti eest. See on väga müstiline selline asi. Ja võime minna või lähme ette parem sinna, kus me saame seda jutust kuulata. Seda on pärast kuulata. Okei.
lõpp tuleb juba, jah? Enam-vähem. Lähme ette või? Veel kord, elagu Eesti! Elagu Eesti! Elagu! Tere õhtust, armas Eesti rahvas! Ma näen enda ees võimast tõrvikute merd. See on vabaduse leek. See on seesama leek, mis põles meie esiisade südametes. See põleb siin ja igavesti kõigi meie südametes. See on uus rahvuslik ärkamine. Mul on piiritult hea meel, et 7 aastat tagasi Sinise Äratuse noored eesotsas Ruuben Kaalepiga taaselustasid tõrviku rongkäigu traditsiooni, mis on tänaseks päevaks kasvanud tänu kõigile teile tõeliselt võimsaks ja ühendavaks rahvaürituseks meie kalli vabariigi sünnipäeval. Tõrvikud on olnud läbi ajaloo vapruse ja vabaduse sümboliteks. Tänane tõrvikumeri on austusavaldus meie esivanematele, tänu kelle julgusele on meil täna võimalik tähistada iseseisva Eesti Vabariigi 102. aastapäeva. See on mõeldud kõigile, kes on hoidnud ja kaitsnud meie rahvast ja kultuuri läbi aastasadade. Ja täna oleme meie need, kes sama vapralt kannavad tõrvikuleegi homsesse päeva, et ka meie järeltulevad põlved saaksid elada ja kasvada vabas Eesti riigis. Tõrvik on ka valguse sümbol. Olgu meie tõrvikuvalgus teejuhiks nii meile kui ka teistele Euroopa rahvastele üha globaliseeruvas ja segasemaks muutuvas maailmas. Näidaku see valgus meile teed kaitsmaks enda rahvast ja maad ja ühendagu see ka kõiki meie endi hulgas. Vaid ühtse rahvana suudame vastu panna kõigele, mis meid ohustada võib. Et hoida enda riiki ja rahvast, peame naasma pärimusse. Me oleme eriline rahvas, erilise keele ja kultuuriga. Hoidkem kõike, mis on meie rahvusele ja identiteedile oluline, sest keegi peale meie seda ei tee. Kui paremas poole või näoga alla trehti pool on ju. Meie rahvusele Okei. ja identiteedile oluline taaskord, aga kaitskem meie esivanemate suurt raskesti võidetud
seda olla ei saa. Lasen nüüd kõlada Hando Runneli luuleridadel, mida mul oli au lugeda siinsamas Eesti Vabariigi juubelil. Üks väga vana rahvas, kel muldne tarkus suus, meid teretas aegade tagant ja ütles, me olla uus. Ja ütles, me olla elus, me päevad olla veel ees. Ning seda õnne kuuldes, meil olid silmad ees. Kallid eestlased, ma tänan teid kõiki Sinise Äratuse nimel, et te tulite ja tähistasite meie vabariigi sünnipäeva koos meie ja meie rahvaga. Hoiame rahvustunnet, hoiame vabadust, hoiame pärimust ja eelkõige hoiame üksteist. Head vabariigi aastapäeva teile kõigile! Eestlased on laulurahvas ja järgmiseks laulame üheskoos Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna segakooriga. Kuidas on siuke rahvamass, tegelikult hakkab läbi trügima? Kallis kogu
Teate, neid üritusi, kus on võimalik oma rahvaga kõndida sellise küünarnuki tundega, nagu meie Tõrviku rohkeid, neid on liiga vähe. Seda enam olen ma teile kõigile tänulik, et te tulite, kõndisite ja ma sain teiega küünarnukiga nügida. Aitäh! Te olete tõelised patrioodid. Täna on peetud hommikust saadik palju ilusaid kõnesid, südamlikke ja mõningaid selliseid, mis on väga paatoslikudki. Ja enamasti nendes kõnedes alustatakse pöördumist kallid kaasmaalased. Me kõik saame aru, miks seda tehakse, aga mina tahan teie poole pöörduda kallid rahvuskaaslased. Sest see, mida me siin tähistame, see, mille üle me rõõmsad oleme, on Eesti rahvusriik. On vaba, iseseisev ja iseteadlik Eesti rahvusriik. Ja et me tuleme siia kokku koos, läidame vabaduse tõrvikut, laulame vabaduse laule, kõnnime koos talvises õhtus, ajame tuttavate ja võõrastele juttu. See on pant meie vabadusele. Vabadusest on rääkinud nii tänased kõnelejad siin kui mitmes teises kõnes. Ja ma arvan, et see on oluline sellepärast, et kui me räägime Eestist, Eesti Vabariigist, meie omariiklusest, siis lõppkokkuvõttes see, miks ta tähtis on, ongi ju vabadus. Vabadus rahvana ja vabadus meile indiviididena. Korraldada oma elu nii, nagu me tahame. Korraldada oma elu rahvana nii, nagu me tahame. Ja üksikisikutena nii, nagu tahame. Et keegi ei tuleks ja ei ütleks meile, nii ei tohi, nii ei saa, neid sõnu ei tohi öelda, neid mõtteid ei tohi mõelda. Aga vaata võime küll. Sest kui me oleme leppinud, et enam ei või öelda või mõelda või teha, nii nagu me rahvale tahame, siis me juba teamegi, et vabadus on läinud. Praegu võime öelda, et meie riik oma tuba, oma luba. Oluline on see, et me saame ka aru, me elame pöördelisel ajastul. Ja kui öeldakse, igal põlvkonnal on oma võitlus, oli 25 aastat tagasi oma võitlus, oli 75 aastat tagasi oma võitlus, oli 100 aastat tagasi oma võitlus, ka meil on oma võitlus. Ja see on väga lihtne võitlus rahvusriikide ja globalismi vahel, sest need kaks asja üheskoos olla ei saa. Meie ei ole nõus, et meie oma vaba rahvusriik lahustatakse ära globaalsesse korda. Sellepärast me tulemegi siia tõrvikutega, et seda väljendada. Eesti ees! 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 Ja liiga pikalt ei kõnele, sest et pikk jutt teadagi, mis jutt. Aga ma tahan ainult ühe lihtsa asja öelda. Järgmine aasta jälle!
Järgmisena laulavad Merit ja Märten Männiste. Ära võtnud. Elagu Eesti! Elagu Eesti! Elagu Eesti! Järgmisena laulab Renate. Tere õhtust kõigile ja kaunist vabariigi aastapäeva meile kõigile. Siit tuleb minu kirjutatud lauluskõne nime Seema. Seema on mu isa.
Eesti!